Tere kuulama, uudistega eetris Rohke Debelak. Alustame börsiteadetega. Börsil tõusis eile kisakära. Kõige enam tõusis kisa, jäädes vahemikku 122–134 detsibelli. Pisut vähem tõusis kära, mis jäi 1,3% väiksemale tasemele. Börsi talse kukkus 2 korda, Porsche Taldrik 4. USA karuturul müüdi eile 4 karu, 2 oskasid sõita jalgrattaga. Ja laiemalt, Vene Föderatsioon ja Ameerika Ühendriigid on rahu sõlmimiseks Ukrainas teinud palju tööd, teatavad mõlema riigi juhid ja lisavad ühises teates, et esimese rahu sõlmimine ongi alati raske, aga siis on asjad lõpuks kätte harjutatud ja järgmised rahud tulevad juba palju kiiremini. Esialgu võib tunduda, et Venemaa ei soovi rahu, kuid see on Kremli sõnul vale. Venemaa plaan on sõlmida võimalikult palju rahusid, sest ollakse rahusid armastav riik, eriti kui need on sõlmitud koos sellise partneriga nagu USA. Venemaa on valmis vähemalt 20 rahu sõlmimiseks lähema 5 aasta jooksul, kuni jõutakse ajalooliste piirideni. Ja koduste teemade juurde. Valitsuses on arutamisel töötuse tasuliseks muutmise seaduseelnõu. Esialgse plaani kohaselt muutuks töötuks olemine tasuliseks alates suvest. Kui suur saab töötuse maks olema, selgub töö käigus, märgib valitsuse eriteade ja lisatakse, et töötuse tasuliseks muutmine toob lisaraha riigieelarvesse, kannustab inimesi endale töötuks jäämise korral kiiresti uue töö leidma. Töötuse maks siiski alla miinimumpäevapalga olema ei saa ja selle väljaminekuga peaks töötuks jäänud inimene kindlasti arvestama. Ilma töötuse maksuta suureneb stabiilselt inimeste arv, kes elavad töötu abirahast ja ei kavatsegi enam kunagi midagi teha, märgib valitsuse teade. Konjunktuuriinstituut kannab teada, et ebavõrdsus Eesti rikaste ja vaeste vahel on vähenemas. Kui 2 aastat tagasi kaebas rahapuudus üle 78% vaestest ja eelmisel aastal 69%, siis sel aastal täheldasid rahapuudust esmakordselt ka Eesti rikkad. 43% Eesti rikastest on märkinud, et ei tule enam ots otsaga kokku. Kui jaanuaris oli raha hädas iga teine Eesti vaene ja iga 7. Eesti rikas, siis märtsis oli rahalistes raskustes iga teine Eesti vaene ja iga 5. Eesti rikas. Rikaste ja vaeste vahelise ebavõrdsuse kadumist ennustavad analüütikud hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks, kui keskmiselt on raha hädas iga Eesti vaene ja suures raha hädas iga Eesti rikas. Omavalitsustega koostöös on riik asunud tegema ettevalmistusi rikastele mõeldud kerjamisparklate rajamiseks, kus saaks kerjata otse autost. Ning lõpetuseks, haridusministeeriumis on ettevalmistamisel kooliprogrammi kaasajastamise kava, mis tooks uue õppeainena alates 3. klassist abituse. Õpitud abituse järele on ühiskonnas iga aastaga üha suurem vajadus, sest juba olemasolevatele arvukatele abiprogrammidele lisandub jooksvalt kogu aeg uusi, lisaks mitmesugused toetused, nii riiklikud kui eraalgatuslikud ootavad uusi õppinud abituid, kes oskaks abirahasid tulemuslikult kasutada, mis tagaks omakorda selle, et kõik abirahad ja toetused on õigeaegselt ja täies mahus rakendust leidnud ja see tagab ka uute abiprogrammide ja toetusrahade voo. Õpitud abitust omandatakse esialgu gümnaasiumi lõpuni, kuid järjest kasvab ka kõrgharitud abitute vajadus, märgitakse ministeeriumi ülevaates. Eetris olid uudised.